Stardipunkti on saabunud Tartu Forseliuse kooli õpetaja Tiina ja ees ootab tempokas maraton läbi vaheldusrikka koolipäeva. Ja nüüd on käes see otsustav hetk, kui kõlab stardipauk. Esimene kontrollpunkt on hommikune õpiring. Tiimi liikmed on juba varavalgest kirglikus arutelus ning meeskonna potentsiaal on treeneri sõnul laes. Pastakad on korralikult määritud ning kestvussõit võib alata. Ees on ootamas esimesed tõusud ja takistused, mis ületatakse mängleva kergusega. Õhus on tunda tarkuse ja vaimsuse hõngu ning aju ja musklid on ees ootavateks ülesanneteks valmis. Maratoni järgses kontrollpunktis jagatakse võistlejatele uusi teadmisi ning treenitakse noored tippvormi. Tundub, et võistlejad löövad nii mitmeidki uusi rekordeid ja tiimi omavaheline koostöö ning meelsus on haripunktis. Päev jätkub sportlikus vaimus ning noored võistlejad tarbivad parimat võimalikku dopingut, milleks on ikka vana hea värske õhk ja mõnus liikumine. Punaseid kaarte siin ei jagata ja sõbralikus konkurentsis püütakse teineteist üle trumbata. Nüüd on aeg kaasvõistlejatega infot vahetada ning kiires temposõidus pannakse mängu kõik ajukurrud. Tiitlivõistluste tippvorm on käega katsutav ja kolleegi abiga seatakse paika uued sihid ning suunad. Aga mida me näeme siin, kui erakordselt tantsulised on meie võistlejate liigutused, milline puusanõks, milline lihaste töö ja milline suurepärane meeskonna dünaamika. Siit saab minna edasi ainult uute võitude poole. Aga kiire kehakinnitus annab jõudu juurde ning aeg on liikuda edasi järgmiste alade juurde. Meeskonna liikmed on taas hoos, et üksteisele teatepulk edasi anda. Vastaseid püütakse heidutada kaasa toodud magusate kommidega, kuid meie vaprale sportlasele annab see ainult energiat juurde. Juba on ta arvuti taga. E-kirjade vastamises on sündimas uus Euroopa rekord ning stuudium täitub üha uute ja põnevate ülesannetega. Taaskord ollakse rajal ning uusi teadmisi omandatakse läbi erinevate põnevate õpivormide. Üks on aga kindel, iga aju on oluline ning üheskoos saadakse selgeks ka eduka õppimise saladus. Finiš on juba käega katsutav ning päev on olnud täis suuri ja olulisi saavutusi. Ja ongi käes see eriline hetk, kus finišjoon on ületatud ja tänulikud lapsevanemad kiidavad meie tublid sportlast tema suurte saavutuste eest. Nüüd on aeg minna koju, aga loomulikult mitte loorberitele puhkama, sest juba homme ootab ees uus, põnev ja seiklusterohke võistluspäev.